No nii, aeg on jälle teha update ja seekord ma arvan, et see update on positiivne. Mitte küll veel lõpplahendus, aga me juba liigume sinna poole ja kui see vanake seal üleval on armuline, siis vast saab homme edasi sõita. Minul lõppes Airbnb ära ja nüüd ma tulin oma seljakoti mingisuguse muu koti, mis tolknes ühe käe otsas, teise käe otsas oli koer, tulime mööda maanteed mõned kilomeetrid. Mööda maanteed ei ole vahva käia, sest seal tegelikult ei ole väga ruumi, kus kõndida. Ja nüüd me oleme koeraga jõudnud nagu näha minu golfi. Sellel töökojal on niiviisi, et tööpäev algab kell 9, siis ta kestab kuni kella 2-ni, kella 2-st kuni kella 4-ni on lõuna ja kella 4-st kuni 7-ni töötavad. Ja nädalavahetusel oli vist 9-st 3-ni ja siis vist lõunat ei olnud. Vähemasti seal kirjas nagu ei olnud. Nii et ma jõudsin nibin-nabin enne kohale, kui nad minema hakkasid, et nad kõik juba sättisid ennast minema, et see sekretäri neiu oli juba ukse peal ja siis veel paar töötajat istusid just autodesse ja siis ma sain sellel bossil ka nii-öelda sabast kinni. Näitas mulle seda jubinat, mis siis auto alla läheb, ma ei tea, mis selle asja nimi on, tagasild või noh, kogu see asi, mis ühendab kahte rehvi. Kõik see, mis on kahe rehvi vahel, kogu see krempel läheb siis vahetusse, see on ilusti kohale jõudnud. Ma ise mõtlesin, et järsku nad vahetavad seal midagi nagu lokaalselt sealt, kus roostetanud oli, aga seal vist ei ole millegi külge enam väga nagu keevitada midagi. Nii et terve tagasild või noh, kui selle asja nimi on nüüd midagi muud, siis andke mulle andeks, ma tõesti ei tea, mis selle asja nimi on. Ühesõnaga see vidin, mis on kahe rehvi vahel, et see läheb täies mahus vahetamisse ja ta ütles, et nad võib-olla alustavad sellega täna, aga ta arvab, et kindlasti homme saab tehtud. Nii et üks täna ma siis ööbin autos. Ja muidu kõik on hästi, et ei ole hullu. Ma isegi hakkasin autost natukene puudust tundma. Oh my god.